Tere! Mina olen Marko Rillo ja ma olen EBS-is MBA programmide juht ja õpetan innovatsiooni ja strateegiat. Ja tere tulemast täna kõigile siinsesse magistriõppe webinarile, kus me räägime MBA õppekavast ja sellest, et kuidas siin on õppida. Ja meie tänases vestlusringis on mul rõõm tervitada Laurit ja Mariat, kes on siis vastavalt hiljuti suhteliselt lõpetanud MBA õpingud või siis kohe-kohe lõpetamas siis Lauri puhul. Nii et alustaksime täna siis sellest, et uuriksin teie käest üldse teie tausta kohta, miks te EBS-i tulite ja siis mida te siin kogesite ja mida te siis tulevikku vaadates siin näete. Et see on siis meie tänase magistri webinari fookuses. Nii et alustame äkki sinust, Lauri, et kas sa räägid sissejuhatuseks natukene oma taustast? Mida sa oma elus senimaani teinud oled ja kuidas sa EBS-i sattusid? Ja, et tervist kõigepealt, et elus väga palju erinevaid asju teinud. Ma arvan, et minu 20-ndates hästi palju merenduses tegelenud. Ja ega see oligi üks suur osa sellest too hetk ja mul akadeemilisest maailmast nii-öelda sellist kokkupuudet ei olnud. Ühe korra läksin ka minori kõrgkooli, olin seal aasta aega, aga tundsin too hetk, et elu annab mulle midagi rohkem. Ja siis 30-ndatest alates otsustasin, et lähen bakalaureusesse, mida ma tegin siis minori kõrgkoolis turunduse ärijuhtimise peale. Ja edasi tulingi EBS-i, mis siis ka hea sõbra Lennart Posti soovitusel, kes siis eelmine aasta lõpetas MBA, kes on üks parimatest sõpradest. Aitäh, nii et sõbrad kutsusid ja soovitasid. Ma tegelikult kandideerisin kõiki Eesti ülikoolidesse MBA kavadele, kus pakuti. Sain ka igale poole sisse, aga kui nagu ärinduse mõttes, siis ma arvan, et EBS on ikkagi õige valik, kui tulla ka ettevõtluskõrgkoolist edasi. Nii, aitäh. Ja Maria, räägi kõigepealt enda taustast, et kus kohas sina tuled ja miks sa EBS-i sattusid? Ja tere ka minu poolt. Mul on hästi suur rõõm siin olla. Ma olen nüüd tõesti värske vilistlane ja ma nüüd mõnda aega pole koolimaja seinte vahel olnud ja mul on hästi soe tunne tagasi olla siin. Ma tihti sõidan mööda sellest majast ja alati tunnen suurt soojust südames siia poole vaadates, et mina nautisin väga oma kooliaega. Ma olen ettevõtja. Ma tegelen igapäevaselt erinevate äriarenduse ja brändiloome projektidega. Juhin oma ettevõtteid, kus minu siis selliseks fookuseks ongi kasvustrateegiate kujundamine ja innovatsiooni rakendamine. Ja minu varasem taust on, ma olen lõpetanud ka Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala ja töötasin ka mõnda aega arhitektuuri valdkonnas, aga kuidas ma siis siia sattusin, oligi, et mida rohkem ma selles valdkonnas töötasin, seda rohkem mul hakkas kasvama huvi ja kirge just siis äristrateegiate ja selle valdkonna teemade vastu. Ja mida ma oma sellise eelmises elus õppisin, oligi, et tihti selline pealtnäha selline suur anne, mis meis võib olla. Üks asi, mis ma õppisin, oligi, et mul on suur ruumitalent, aga teine asi, mis ma õppisin, on see, et talent ei võrdu alati meie kirgedega. Et see, mida meile tegelikult päris teha meeldib. Ehk siis ma vahetasin selles mõttes, ma jäin küll kinnisvara ehitusvaldkonda, rajasin oma ettevõtte siin valdkonnas ja kuidas ma EBS-i sattusin, oligi tegelikult niimoodi, et ma tundsin, mulle üks mentor ütles, et meie ettevõte areneb täpselt nii kiiresti, kui me oleme võimelised ise inimesena arenema. Ja see oli minu jaoks natukene selline võib-olla korrale kutsumine, et kui ma tõesti varem ilmselt oskasin nagu äri vaadata palju kitsamalt, et võib-olla nagu nii-öelda ühe teenuse kontekstis või paari teenuse kontekstis, et siis ma sain aru, et mul on lihtsalt vaja seda sellist strateegilist mõtlemist võib-olla tulla arendama ja ärisõnavara kasvatama endas. Selge. See on väga vahva illustratsioon, et mida sa kasutasid, et me ise kasvame ja seeläbi me muu hulgas kasvatame ka enda äri või enda ettevõtet või organisatsiooni või seda ümbritsevat. Nii et seda paralleeli saaks nagu päris huvitavalt siis nagu testida. Nii et ma siis järgmiseks küsiksingi, et kuidas te siis nagu siin selle stuudiumi vältel olete kasvanud, et Lauri, võib-olla sa jagaksid enda seda kogemust kõigepealt, et mida EBS-is õppimine sinu jaoks on tähendanud, kui sa nüüd sellele 2 aastale tagasi vaatad, et kas see 2 aastat on läinud kiiresti või see on veninud väga rahulikus tempos? Esimene aasta läks väga kiiresti, kuna need üldained, ütleme niimoodi, et iga aine andis midagi oma nurgalt väga hästi ja nagu selles mõttes, et ei midagi kordunud,
siis teisel aastal ütleme nüüd mikrokraadid pluss siis tulid ka elulised kasvuasjad tulid vahele, mis siis hakkasid natukene seda tempot aeglasemaks tõmbama. Ehk siis see teine aasta tõmbas natukene teistsuguseks. Ehk siis mida või siis kui siis edasi rääkida, et mida siis täpselt saanud või selle poole pealt siis. Ega minu poolest nagunii ma alati rääkisin ka, et miks ma ka teised ülikoolid mingil määral minu poolest ei olnud see päris õige, et see oli rohkem akadeemilisem, et siin rohkem ja vähemal määral esimesest aastast tekkis väga palju kontakte ka kursuselt, kellega mingeid asju edasi aetakse ja räägitakse ja see on väga suur osa sellest, et ka jah, kool ka kindlasti, et selles mõttes mingit ainest, mis kokku räägitakse, aga lihtsalt need inimesed kõik, mis tulevad ja nad on ühemeelsed ja mida nad mõtlevad ja mida nad siit saada tahavad, et siit sa leiad endale väga palju selliseid inimesi, kellega edasi minna selle raha peal. Okei, kas ma saan õigesti aru, et sinu kolleegid, tudengid, kaastudengid, MBA-d on siis sul natukene jalgu jäänud õpingute mõttes, et nendega on nii huvitav asju koos teha, et sellest on tulnud teisi prioriteete niivõrd palju ette või? Seda ka kindlasti. Okei, selge, aitäh. Maria, räägi sina enda kogemusest, et mida üleüldse EBS-is õppimine on sinu jaoks tähendanud? Mis see MBA teekond sinu jaoks on olnud? Ja ma selles mõttes vägagi sekundeerin sulle, Lauri, et tõesti see üks asi on suur väärtus, on see kursus ja need kursakaaslased, et sellist kogemust mul varasematest koolidest ei ole, et nii tihedalt jäädakse omavahel suhtlema ja see on andnud nii palju elule juurde selles mõttes, et meil on siiamaani on ühislõunad igakuiselt kogu kursusega, me käime nii-öelda sellistel linnavaatluspraktikatel koos 2 korda juba nüüd aastas peaaegu, et hästi palju on sellist ideede vahetust omavahel ja mis selle MBA üks selline suurimaid väärtusi oligi ju see, et ühte ruumi kokku, ma ei tea, kas teil on igal kursusel see niimoodi, aga meil see niimoodi oli, et ühte ruumi satuvadki kokku oma valdkonna täiesti tipptegijad, tippjuhid, ettevõtete juhid, valdkonna tippeksperdid ja kui tihti öeldakse, minu jaoks oli hästi ääretult praktiline õpe, et kui tihti öeldakse, et õppekavad on oma ajast veidi maas ja räägitakse seda asja, siis minu meelest MBA kohta võib küll öelda, et on pigem oma ajast ees veidi, et mitte ainult teemade kontekstis, mida käsitletakse, mis on ka innovatsiooniteemad, tulevikutrendid, kõik võetakse pulkadeks lahti. Aga just see, et kui ühte ruumi satub nii suur kontsentratsioon oma ala tipptegijatest, siis see unikaalne teadmus, mis sünteesitakse kokku omavahel, on lihtsalt juba nii palju ees iga valdkonna sellisest keskmisest nii-öelda teadmusest või sellest seisust. Et see oli see on just see, et ka need loengud ise olid alati hästi praktilised, hästi sest omavahelist diskussiooni ärgitavad. Kui sa, Lauri, võrdled enda kursust nüüd Maria kursusega, et kas midagi on teistmoodi? Olles ka tegelikult näinud esimesel aastal, kui ma kursavennaga Lennart Postiga ühe korra vist käisin et ühel üritusel isegi nägin kaasas, et ma kuulsin seda ühtsuse asja ja seda vaatasin, siis meil on, ma arvan, natukene võib-olla rahvusvahelisem selles mõttes, et teil on rohkem selles mõttes kohalikud tegijad. Jah, kohalikud tegijad, et meil on rohkem siis erinevatest ka riikidest, mis on siis mõnes mõttes ka rohkem selles vaates ka siis tekitanud rohkem häid diskussioone pigem, et ei ole ainult siit maailmanurga vaatenurgast, vaid on ka kaugemalt, mis on siis seda pigem seda kogemust veel rohkem rikastanud positiivses mõttes. Väga vahva, aga võtame selle rikastamise kohe jätkuna ette ja mõtleme siit edasi, et Maria, sina otsustasid vahepeal minna Bocconisse. Bocconi on ülikool, mis asetseb Milanos, Põhja-Itaalias ja kui me vaatame selliseid rahvusvahelisi rankinguid, et siis on tegemist äriülikooliga, mis on mitte ainult Euroopa tipus, vaid tegelikult ka päris maailma tipus. Ja mida tihtipeale ei kaaluta, kui minnakse äri õppima, on see, et tegelikult on võimalik minna ka vahetusse kuhugile mujale midagi teistmoodi õppima. EBS-i puhul on siis täpselt see võimalus, et sul on võimalik maksta EBS-i õppemaksu, aga minna siis kuhugile maailma tippülikooli. Bocconi aastane õppemaks on umbes 10 korda suurem kui EBS-is. Et kui sa räägid, et miks sa siis sinna läksid, lisaks sellele, et seal oli võimalik
palju odavamalt saada mingisugust teadmist Põhja-Itaalia kohta. No okei, ma saan aru, et Põhja-Itaalia ilmselt võib meelitada nii mitmelgi põhjusel, aga mida sina läksid sinna otsima? ja et sellel semestril, kui mina seal olin, tegelikult tuligi just välja Financial Timesi siis see ülikoolide ranking ja seal Bocconi asetuski sel ajal just 3. MBA poolest siis, et see oli tõesti selline väga uhke tunne oli sel ajal, kui see välja tuli ja nagu Bocconi ise oli väga uhke selle üle, et õppejõud olid uhked ja et see oli suur asi. Ja miks ma sinna sattusin, kuidas see oligi natukene selline hullus, et tegelikult on ju juba nagu ma ei ole enam oma esimeses tudengieas, et mul on nagu ehitatud ikkagi elu siin Eestis koha peal, et minna ja nagu korraks võib-olla nagu see oli väga hirmutav, et kas ma pean nagu korraks katkestama oma elu siin ja kas see üldse on võimalik. Aga mis mind siis võib-olla ära meelitas oligi see, et ma proovisin, ma teadsin, et Bocconi on väga tugev ülikool, mul on alati olnud see selline väike sügelus sees, et ma tahaksin näha elu sellises maailma tippäriülikoolis ja kuna see võimalus siin oli, siis ma lihtsalt läksingi, ma ei ole väga spontaanne inimene, aga seekord ma olin tõesti spontaanne, et ma proovisin, et kas ma saan sinna siis üldse nii-öelda sisse sellele vahetusaastale. Ja kuidagi jah, siis maailm või elu kujundaski selle asja niimoodi, et sisse ma sain ja juba sel hetkel, kui see nagu teade tuli, et nüüd ma võin sinna minna, sel hetkel ma sain aru, et siin ei ole tegelikult nagu võimalik ei öelda ja tuleb lihtsalt oma elu tuleb kujundada selliselt, et oleks see asi võimalik ära teha ja nii pikka aeg see nüüd ju ei olnud ka, kus ära peab üldse olema. Ja ma olen EBS-ile tohutult tänulik selle üle, et selline võrgustik ülikoolide näol on olemas ühel Eesti ülikoolil, et see on hästi-hästi suur asi ja kogemus seal õppides oli tõesti, see oli palju teistsugusem kui EBS-is, kuna tudengeid on seal tohutult palju, loengusaalid istudki sajakesi ühes saalis, sellist diskussiooni, omavahelist arutelu on väga vähe võrreldes EBS-iga. EBS-i loengutega, kus põhirõhk oligi sellele, et me omavahel tulime kokku ja tekkis selline sümpoosium igas loengus pigem. Siis seal oli selline hästi tunne, nagu oleks tagasi keskkooli läinud, et rääkida tohtis ainult siis, kui tõstad käe ja kui keegi julges ilma käe tõstmiseta rääkida, siis õppejõud vaatas külmalt läbi temast ja selline hästi huvitav õhkkond oli. Aga teemad ise olid ääretult professionaalsed, seal sai nagu sellise pilguheidu, et sellele, kuidas suurettevõtted oma ärisid juhivad ja korraldavad, sellele sai hästi lähedale läbi siis nende erinevate külalisõppejõudude, keda sinna hästi palju kutsuti ja see tõesti see on nii väärtuslik kogemus. Kui pikalt sa Bocconis olid ja mis aineid sa seal kuulasid, mis kogemusi sa seal said? Ma olin seal kokku 5 kuud ja ma võtsin, see oligi hästi huvitav, et seal on sadu aineid, mille vahel sa saad ise tegelikult valida ja oma selle ainekava kokku panna, et see oli minu jaoks hästi sobiv, et ma sain nagu eriti täpselt kureerida selle, mis minul just selles ajahetkes, milliseid kogemusi mul on vaja millele mul on vaja vastu põrgatust saada ja millistele kogemustele ja võtsin päris selliseid erinevaid aineid, et üks oli näiteks võtsingi hoopis bakalaureuse tudengitega ühe aine siis sissejuhatus ärikonsultatsioonides, Introduction to Management Consultancy on siis inglise keeles selle aine nimetus, mis siis valmistabki ette tudengeid, sarnane aine on siis erinevates Harvardites ja nii edasi, mis valmistab peaaegu et tellimustööna ette tudengeid siis selliste tippärikonsultatsiooni ettevõtete junior konsultantideks. Ja seda oli hästi huvitav seal jälgida ja vaadata, kuidas seal sai nagu eriti sellise sügavuti ja täpse pilguheidu sellistesse ettevõtetesse, nende toimeloogikatesse, mehhanismidesse ja hästi põnev oli näha, kuidas bakalaureuse taseme tudengid, meil oli seal ka hästi palju grupitöid selles aines just, et kui selliselt voolavalt ja orgaaniliselt nad valdavad nii noores eas juba seda ärisõnavara ja ärimudeleid näevad läbi ja kuidas nad neid strateegiaid suudavad sõnastada, et see oli super inspireeriv. Et meil Eestis on ärikultuur on ju noor, võib öelda, et üks põlvkond pikk, et alles täna ju me oleme siin, kus hakkavad alles nagu ettevõtted päranduma edasi
ja seeläbi ka meie selline ärisõnavara, noh, ettevõtlus, mida ma igapäevaselt näen, selline ärisõnavara ja tehnikate valdamine on veel natuke selline noor, eks ju. Et Alar Kolk on ka ju öelnud ühes Äripäeva vist oli raadiosaates, et eestlaste selline äriefektiivsus on hästi madal täna, et meie see kasumi ootus on väga madal, et kui meil see on IMD andmete põhjal 50%, siis kuskil Iirimaal, Taanis on juba 90%, et noh, seda ma nagu näen ka nagu igapäevaselt, et võib-olla jah, need protsentides võib-olla ei tundugi väga suured vahed, aga tegelikult see on 2x versus 10x mõtlemine. Et see vist tulebki jah sealt, et me oleme hetkel veel liiga vähe ilmselt saanud selle äriga siin Eestis tegeleda, seda nagu ei ole niimoodi kihistunud ja seda nagu jah, seda sõnavara ei ole nagu kihistunud inimestel, et seda oli nagu seal hästi nagu tore näha, kuidas noored juba on väga nagu professionaalsed selles. Professionaalsemadki, kui nagu ma täna igapäevaselt võib-olla tihti näen, et ma ei räägi siin meie tippjuhtidest, meie suurettevõtetest, võib-olla nagu jah, sellised nagu nagu igapäeva võib-olla selline äriskeene. Okei, et kui Itaalias on muud kultuurikihti on palju, et kuidas ka ärilist kultuurikihti on võimalik siis sealt ammutada. Aitäh! Lauri, sul oli võimalus olla hiljuti nädalaks ajaks Kosminski ülikoolis ja Kosminski ülikooli kohta on öeldud, et ta on Kesk-Euroopa mõistes selline tippülikool. Neil on olemas kolmik akrediteering Ambalt, Equiselt, ACSB-lt, mis on siis neile võimaluse andnud öelda, et näed, et me oleme päris hästi head seoses sellega, et meid on igalt poolt otstest uuritud ja meie õppekavad on selles väga kõrgel tasemel. Ja seal oli siis programm, kus nädala jooksul oli võimalik siis uurida Euroopa innovatsioonipraktikate kohta ja tulevikutrendide kohta. Ja lisaks EBS-i tudengitele ja Kosminski tudengitele olid seal kohal ka Müncheni Tehnikaülikooli magistrandid, kellega oli siis võimalik nädala aega midagi koos teha. Et jaga natukene seda kogemust, et mida see sinu jaoks tähendas ja mida sa sealt said selle nädala vältel? No ma arvan, et kõigepealt ma võrdlen selle, et kui teisel inimesel oli võimalik veits natukene pikemalt planeerida seda ja natukene pikemalt olla ja ise seda, siis meie puhul oli see rohkem selline, kui Marko sinu poolt tuli meil, siis me reageerisime kiiresti kursusele ja saime sinna, ja pärast hiljem mõtlesime, et kas meil päriselt selle jaoks aega ka on, et ka sama, et kuidas see nagu see elu oli isegi nädal aega elamus paljudel pere kõrvalt, et kuidas nad selle aja võtavad ja sinna üldse lähevad, on ju. Et ma olen alati mõelnud, et tahaks ühe kord siis programmis ära käia ja nüüd sai ära käidud, et selles mõttes, et see osa on ka natukene teistmoodi selle osa pealt. Aga et kuidas see kõik kokkuvõtlikult, et ütleme nii, et inimestega suhtus ka peale kooli ja koolis olles parajasti seal oli selline ka avatud, et ei olnud sellist kinnismat, kui nagu ma ütlesin, kuna meil kursusel on ka hästi palju, mitte ainult Eesti tudengeid, on ka välismaalt, et siis selles mõttes selline ühilduvus tekkis hästi kiiresti, aga kui võtta seda õppekava kui sellist nädal aega, siis meie puhul oli see rohkem hästi palju pandud ühte nädalasse, mida me ka praegu teeme ja reedeks esitame selle viimase töö ära, mida me siin üritame siis seda ütleme siis tiimiworki koos hoida, et meil on see natukene teise nurga alt siis mitte, et üldse, et ütleks, et kuidagi halvasti oleks, vaid pigem lihtsalt see, et see ühise aja leidmine, kuidas kõik tegelevad oma asjadega juba, et see ongi nagu see MBA tudengite pool oligi, et nagu ma isekes hästi palju töökõnedes ja ka mul osad kursavennad käisid, et siis praegu võtta need inimesed, kes siis mingit osa kuulsid, kes teist osa kuulsid, et siis kokku panna ära rääkida, sellega edasi minna. Selge, nii et natukene logistikaharjutus. Jah. Täpselt nii. Hüva, aga väga tore oli kuulata, et seda oligi nagu rahvusvaheline kogemus samamoodi nüüd ühest küljest koju kätte tuleb, aga teisest küljest annab võimaluse kusagile mujale midagi tegema minna. Kui siis nüüd peaks praegu hakkama üldistama, et näed, Maria, sul on nüüd mõni aeg möödas lõpetamisest, Lauri, sina hakkad nüüd kohe iga hetk enda kooliga lõpuni jõudma, et mis sellest siis nüüd edasi saab? Et mis teist siis nüüd saab, kui te siis suureks kasvate ja nüüd MBA kraad on siis olemas, et mis sellest kasutatavat on ja kuidas sellega edasi on võimalik liikuda? Alustame. Ma olen sulle ees sõna. Nagu ma ütlesin, mina tulin siia tegelikult ju, mida ma tulin siia põhiliselt saama, oli võib-olla selline acceleration programm siis oma ettevõtte kasvatamiseks. Ja täpselt nii ma nagu ka suhtusin sellesse, et tegelikult ma võtsingi igat õppejõud, iga loengut ma võtsingi kui sellist nagu mentorlust mulle. Ja see oligi hästi hea, et hästi palju sai tegelikult oma nagu
ettevõtte najal teha erinevaid nagu neid katseid ja proovitöid ja töid läbi siin koolis, et see oli hästi praktiliselt hästi vajalik ja ma arvan, et minu jaoks see tegelikult see investeering siia koolis tuleku näole on juba ennast ammu tegelikult ära tasunud. Ma isegi nagu arvutasin vist ükskord kokku, et minu see nagu ROI oli 20x juba tänaseks, et ja nüüd me ka see aasta saime oma ettevõttega ka selliks, mis siis tegelikult nüüd viimast 3 aastat, mis ma tegelikult olingi siin koolis 2,5 aastat lõpuks, mul ei saanud küll. Ma tegelikult tegin paar ainepunkti veel lisaks ja lõpetasingi nüüd alles ju veebruaris, et see aitas mul oma ettevõtet kasvatada ja ta kindlasti see järellainetus on veel ilmselt sellest päris nagu tugev, et selle ma võtangi siit kaasa. Et see kindlasti kogemus on hästi erinev eri aegadel, millal tulla, et kui ma täna tuleksin selles mõttes, et see kogemus ongi alati väärtuslik, kui sul on juba mingit praktilist elu sellega nagu peegeldada nende teemadega, mida siin loengutes käsitletakse. Ja kui ma täna tuleksin uuesti, siis ega see kõik oleks, see kogemus oleks täiesti teine ja tõenäoliselt see areng võiks olla veel kiirem, sest ma usun eksponentsiaalsusesse, et see on alati eksponentsiaalne. Nii et 2 korda samasse vette jõkke astuda ei saa, et suure tõenäosusega järgmise korra peal on see iga kord teistsugune. Ja, kindlasti. Olgu nii. Ja ma arvan minu poolt, ega praegu ongi, kuna enda ka üks ettevõte on taga taustal kasvamas, et MBA valik oli ka sellest, et kui sul on juba olemas siin ettevõte, mida sa nagu aitad kaasa, siis minul on pigem see, et ma noppisin ideid sellest ka inimesi, et need õiged kontaktid on tulnud. Ja mis on ka huvitav, et mingist situatsioonidest, mingist üritusest, kus on kuidagi kursusega olnud seespool väljaspool, et nüüd on nagu need mõtted jõudnud õigesse kohta ja igast ainest on midagi saanud kaasa, millega seda edasi arendada, valmis kirjutada, et see on nagu see positiivne poolt, mis on siit tulnud. Okei. Ma küsiksin nüüd ka seda, et kui kellelegi peaks soovitama, kas MBA-sse tulla või äkki peaks hoopis vastupidi soovitama, et kellel mitte mingil juhul soovitada mitte siia tulla või millega peaks arvestama, et kas olid alguses mingid hirmud, et kas ma selle või teisega hakkama saan või vastupidi, et alguses oli hirm, aga tundus, et tuli jube lihtsalt. Et kui sa peaksid enda kellelegi selle järgmisele sõbrale või tuttavale soovituse edasi andma, et mida sa talle ütleksid? Ma arvan, ma enda kogemust võin rääkida, et esiteks kooligraafik peab väga hästi paika, mis on töö kõrvalt väga tähtis, mis mul endam kogemust on see, et see väga palju muudetakse ja tööinimesele üldse, kes sellist kraadi tahab nagu endale saada, siis see teeb elu raskeks tavaliselt. Pluss ka kooli poole kiidusõnad, et meil on tore Canva siin, kus see kõik töötab ilusti sees, sest et olles näinud 3-4 ülikooli erinevaid süsteeme, siis see tegi elu väga raskeks ja siin see kõik, kuidas see asi koolitööd, graafikul üldse kõik seal kokku on ilust toodud, see aitab väga palju tegelikult kaasa ka seda, kuidas siin üldse midagi teha. Nii, aitäh! Mina väga soovitan seda õpet just neile, kes vajavad sellist praktilisi teadmisi, kellele kindlasti ma soovitan ettevõtjatele, sest ma räägin siin enda kogemusest, ma muud ei oska öelda. Et tihti me satume ettevõtteid looma ja kasvatama ju sellise taustaga, et kõigil meil ei ole sugugi tippjuhi tausta. Aga kuigi see tegelikult natukene see positsioon eeldab seda, et võiks olla tippjuhi kogemus ja tippjuhi tööriistakast. Et ma arvan, et see on ideaalne õppekava neile, kes tahaksid see ilma seda praktilist kogemust omamata vähemalt näha seda tööriistakasti, et mis seal tööriistakasti sees kõik on. See annab nagu hästi tervikliku ülevaate just sellest, ma arvan. Okei, väga tore. Kui nüüd mõelda enda stuudiumile tagasi, kas on juhtunud selle käigus ka midagi lõbusat või kummalist või teistsugust, et mida võiks teistega jagada? See on ootamatu küsimus. Ma ei ole väga hea sellistes küsimustes. Kõik hakkas mõte. Mulle see spontaansus ei ole nii tugev. Nalja sai hästi palju meil, et seda ma mäletan, et meile paljud just tõid välja, et nad nii ootavad neid koolinädala lõppe just sellepärast, et kõhulihased olid lihtsalt krampis peale neid loenguid ja just ka neid loengute vahelist aega, mida oli ka päris ikkagi
üksjagu siis pikemad lõunad, mida sai teha ja õhtused üritused, et nalja sai palju. Ma just tahtsin öelda, et kui ma natuke selle nurga alt, siis õhtused üritusel esimesel aastal, ma arvan, üle nädala, et ma arvan, meie magistränid käisid rohkem väljas, kui meil võib-olla pakatud on. Kõik tundsid ennast uuesti teisel aastal hakkas see ära vajuma, nagu võib-olla rahvas hakkas natuke ära väsima, aga kõigil oli selles mõttes lõbus selles mõttes. Et tudengielu teatud mõttes jälle tagasi, et see oli see võimalus. Selge pilt. Nii, kas midagi veel lõpetuseks sooviksite lisada omalt poolt? Mida veel öelda? Kui kokkuvõtta kogemus, mõtted, midagi jagada? Ma arvan, et seda saab lõpetamisel öelda. Sina saad öelda, seda saad juba lõpetanud. Ma tulen teiega koos aktusse. Okei. Siis meile kumbki ei oska veel midagi öelda, me tahame seal öelda sõnad, ma arvan viimast. Selge, siis on hea teada. Nii, aga hüva, siis sellisel juhul tänan, Maria, tänan, Lauri, selle eest, et me täna sellise vestluse saime siin pidada. Ja kõikidele nendele, kes meie webinari on täna siis kuulanud, siis palun soovi korral esitage oma küsimusi ja kui on siht selge, siis me ootame jätkuvalt teie avaldusi, mille raames te saate tulla siis kõigepealt kas üheaastasesse MBA programmi, mille eelduseks on siis see, et oleks varasemalt ka siis juba mingi magistriprogramm olemas, mis on läbitud või siis vähemalt 4-aastane bakalaureuse kava, millega on siis võimalik kiirendatud moel 1 aastaga saada ärikorralduse magistriteadmised kätte. Või siis, kui on tavaline bakalaureuse kraad all või kui tahaks lihtsalt natukene pikemalt õppimisega tegeleda, siis on meil olemas ka veel 2 ülejäänud MBA programmi. On klassikaline ärikorralduse magistriõppeprogramm MBA, mille esimesel aastal me siis õpimegi klassikalisi äriaineid, nagu on juhtimine, strateegiad, finantsid, rahandus, mikroökonoomika, paneme sinna operatsioonijuhtimised ja siis mõned sellised eksamid juurde. Ja teisel õppeaastal on võimalik siis spetsialiseeruda erinevatesse mikrokraadidesse, kus on siis võimalik õppida süvendatud kas finantse, turundust, ärikorralduse ümbermõtlemist või siis rohemajanduse teemasid või siis minnagi kuhugile vahetusõppele, nii nagu Maria jagas Bocconi ülikooli või mõnda muusse EBS-i partnerülikooli, mida on siis lausa 120. Ja siis on meil üks uudis on ka veel, et me avame sellel sügisel esimest korda uue õppekava, mille nimetuseks on TIMBA, Technology Innovation MBA programm ja selle raames on võimalik siis õppida digitaalsete toodete juhtimist. Ja mida see siis tähendab, on see, et esimene õppeaasta näeb samasugune välja nagu klassikaline MBA programm. Aga teisel õppeaastal on võimalik siis sügavuti sisse hüpata ja saada teada, et mida tähendavad üldse digitaalsed tooted, et kuidas püsti panna ühe digitaalse tootestrateegia, et kui sa tahad mingit äppi ehitada või veebirakendust või mingisugust muud nutikaat toodet, et mida see siis tähendab. Siis kuidas seda prototüüpida, seda me teeme siis koostöös Koodijõhviga, et me kirjutame natukene koodi ja siis meil on siin külalisõppejõud Eesti Kunstiakadeemiast, kes aitavad meil siis seda visualiseerida ja füüsiliselt need asjad valmis ehitada. Ja siis me mõtlemegi, et kuidas ühiselt muulgas sellist tootestrateegiat püsti panna nii, et tootetiime juhtida ja lõpuks ka tootetiimides edukas olla. Nii et see on siis see teine õppeaasta siin juures. Nii et igal juhul EBS-il on huvitavad MBA õppekavad tulemas, nii et loodetavasti me näeme teid siis juba selle sügisel. Nii et aitäh, Maria. Aitäh, Marko. Aitäh, Lauri. Aitäh, Marko. Ja kõike vahvat lõpetamiseks ja järgmisteks sammudeks, mida te teete. Suur tänu.